Teen siis täna ka kergeid tagasilõikeid, lõikan maha varred, mida ma ei kavatse hoiustada. Võtan alt ära risoomid. Igaks juhuks panen vette need, kus on siin seemned veel sees, oksad, vaatan äkki nad ikkagi valmivad veel seal. Ja et võita kevadel aega, siis minu kõige lemmikum variant on selline, et kui ma lõikan varre maha, jääb alles siuke risoom, siis ma istutan ta kohe talveks juba selle turbaga potti, näitan. Nii, ma panen ta juba kohe õigesse suurusesse valmis. All on turvas puhas ja pealt katan ka puhta turbaga. Ja panen ta siis sedasi keldrisse ootele. Kui nüüd on veebruari lõpp näiteks, märtsi algus, siis tõstan ta täpselt sellisena tuppa. Ja hakkan vaikselt kastma alles mingisugune 3.–4. päevast, et selleks ajaks on siis risoom juba natuke ärganud, saanud aru, et muld on toas soemaks läinud. Ja siis hakkan ka natuke kastma. Samamoodi mööda seda äärt. Esialgu mitte varte juurde, vars ei taha vett saada, lihtsalt et niisutada mulda ja et kutsuda siis seda risoomi allapoole juuri ajama. Ja kui tal juba on juured allpoolt näha need aukudest, siis on õige aeg panna alla alus ja alusele vesi. Nii et minu lemmikhoiustamisviis on siis selline, et ma kohe panen nad talveks õigesse potti, õigesse suurusesse, siis jääb ära see kevadine istutamine ja nende häirimine. Nii et see on niisugune hea väike nipp.